Cupra oli omal ajal justkui räppar, kes küll ise laulda ei osanud, kuid teiste tuntud lugusid oskas ta tänu oma ägedatele riimidele veel palju huvitavamaks muuta ja tema oli spetsialiseerunud just Seati hittlugude vürtsitamisele ja see tuli tal nii oivaliselt välja, et autotööstuse mänedžeridel ei jäänud see märkamata ja nad otsustasid Cuprast luua täiesti eraldiseisva artisti ja kirjutada tema nimele nii mõnedki Seati hittlood ja tänaseks ongi ta juba muutunud nii edukaks ja nii äratõusnuks, et ei sobi endised eessolistid Seatid enam tema taustalauljateks ka mitte ja nüüd ongi tema üks väheseid enda kirjutatud lugusid Formentor saanud väikese värskenduskuuri, et sellest lähemalt aimu saada, aga vaata ka edasi uut naisfuksuru proovisõidusaadet. Tere tulemast taas kord kaasa elama. Tema disainis on nüüd ees olemas veel horisontaalse iluvõre radiaatori võre ja uued LED-tuled ja LED-matrix esituled on saadaval parimas varustuses ja tagaosas on Cupra logo viinud sinna LED-tulede riba sisse, mis näeb veel eriti äge välja ja adaptiivvedrustus on tal olemas paremas varustusastmes ja WC mudelil, millel on olemas juba 19-olised valuväljed ja nelikvedu ja tagaistujatel on tal jalaruumi ja pearuumi piisavalt, keskmisel reisel on seal siiski ebamugav ja olemas seal ka hea raha eest 3-tsooni kliimaseade ja pagasruumi mahub talle 450 liitri jagu asju ja interiööris, kuna inimesed veedavad aina enam aega nutiekraanide ees, tähendab seda, et nende nägemine muutub järjest kehvemaks ja nad vajavad juba väga kõrgeid miinusprille, mis tõttu ongi pidanud Cupra veel suuremaks muutma selle puutekraani ehk et see on juba 13-toline igas varustuses, Android Auto Apple CarPlay juhtmevaba ühendumisega ja on ka need slaiderid, mille pealt siis ebamugavalt kliimat muuta ka muutunud nüüd valgustatuks ja olemas muidugi tal igasugust mugavusvarustus ja kurv istmed WC mudelil ja 12 kõlariga helisüsteem on ka nüüd saadaval kõige paremas WC mudelis. Ja mootori valik on tal ka uuenenud, seal on olemas 1,5 liitrine turbobensiin 110 kW ehk 150 hobujõuga, kuid see pole küll uus, aga uus on pistlik hübriid, mis kombineerib seda samat mootorit ja 20 kW-tunnist elektri akut ja kogu võimsuseks saab ta 204 hobujõudu ja WC mudelil 272 hobujõudu 80 kilomeetrit puhtalt elektriõul anda võimeline 7 ja 6 sekundiga jõuab ta 0-100 ja lisaks olemas veel 2-liitrine turbobensiin 195 kW 265 hobujõuga nelikveolise puhul 333 hobujõulisena ja see ongi see WC mudel, millel on olemas veel lukustatav diferentsiaal ja ka sõidurežiimide valik ja ventileeritavad ketaspidurid ja olemas tal mujal maailmas ka tegelikult 2-liitrine diiselmootor, mida meie küll ei saa ja hinnad algavad tal 34 000 eurost, mis tähendab, et ta on endiselt odavam kui RAV4 ja tõepoolest tasuks ikkagi see RAV4 jätta ostmata, sest et selle masstootmine tekitab varsti juba 1929. aasta suure depressiooni efekti ja selline on uus Cupra Formentor, mis on veel ägedamaks muutunud. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.